Tere tulemast kuulama podcasti Sandid Hoos. Saatejuhtide Maicel Mõttuse ja Jüri Leppmetsa 2026. juulikuu külaliseks on Aare Lepiksaar. Head kuulamist! Tere juulikuud! Oleme taas Jüriga kokku tulnud, et teha üks mõnus suvine saade ning seekord saab öelda, et stuudios on 3 meest. Jutuks natukene tõsised teemad, aga tõenäoliselt jagub sekka ka omajagu huumorit. Elulistel põhjustel on meie tänase saate külaliseks minu üks vanimaid ja parimaid sõpru, Aare Lepiksaar. Tere teile mõlemale! Tere! Tere! Vot, et oleme siis jõudnud Aarega sinuga podcasti Sandid Hoos külalisena. Jaa. Oleme sinuga nüüd siin oma kodulinnas olnud Hoos küll juba, ma ei tea, 20+ aastat võib-olla juba igatepidi teinud asju. Aga seekord räägime siis sinust endast ja ma küsin siis alustuseks, et kes sa oled ja kust sa tuled? Okei, siuke klassikaline küsimus, nagu kunagi Reisile sinuga saatest vaatame. Kes sa oled ja kust sa tuled, on ju? Et mul on nii lihtne vastata, ma olen Aare, ma tulen Keilast, on ju, ma olen terve aja Keilas elanud. Läbi ja lõhki keilalane. Mõni mõtleb, et see on õudselt kuidagi piinlik öelda, mina ütlen seda suure uhkusega. Jah, olen sündinud Keilas, terve elu Keilas elanud, igasugu asju pigem Keilas teinud või Keila heaks teinud. Ja no nii ongi siuke 44-aastane mees, kes tegeleb muusikaga ja töötab õpetajana ja huvijuhina Nissi koolis. Mis veel? Olen isa ja mul on põhimõtteliselt 2 tütart. Põhimõtteliselt selles mõttes, et bioloogiliselt 1, aga tegelikult ikkagi 2. Tegelikult 2, sul on 1 poeg. Ja nüüd saab juba öelda, et mul on ka peaaegu et 2 poega. No näed, elu on... Elurajad on viinud sinnamaani, et on teine kooselu ja seal on ka lapsed ja üks nende isil ja mis seal ikka, eks sa ikka isa figuur oled ja mul on koer ka ja koera nimi on Sõber. Just. Sellised lood. See olen mina, ma ei tea. Mul esimese hooga tuli kõige rohkem sellist asja, tahtsin öelda. Vot, väga õigesti ütlesid, et see on hea siuke terviklik sissejuhatus ja ma tahtsin ka öelda, et sul on ju koer ka, kellega me oleme isegi koos saadet teinud kunagi Keila noortekeskuses. Oli küll, ta oli stuudios ja ta suutis isegi enamjaolt olla vait. Muidu ta tavaliselt iga krõpsu peale ikka hüüatab nagu, aga seekord ta suutis isegi enamjaolt meil saate ära lasta teha. Jah, et oli vahva elamus. Jaa. Ja vahvat on olnud palju, aga nüüd Jüri saab siis selle aasta sündmuste kohta küsida. Et ma sain aru, et Maicel mainis, et tervist natuke vedas alt, et mis sul ka aprilli lõpus või mai alguses nagu juhtus, et... Jaa, vaat selline huvitav elamus elus või selline õppetund ja samas hästi loogiline, mis juhtus, et mul siis diagnoositi ajuarteri aneurism, mis on siis selline veresoone selline väljapundumine ja ohtlik on ta loomulikult sellepärast, et igasugused asjad, mis ajus juhtuda võivad, et need võivad väga halvasti lõppeda. Et kui see veresoon seal lõhkend oleks, et siis oleks nagu kehvad lood olnud ja tõenäoliselt sealt mingit päris sellist tervet elulooma enam välja poleks tulnud. Aga jah, ajuarteri aneurism oli ja olin haiglas natuke ja nii-öelda koiliti see ära, eks ma saan pärast võib-olla täpsustada, mis see tähendab, aga pandi ta nii-öelda kinni, et ta ei saa katki minna ja öeldi, et olen nüüd normaalne mees ja ära nüüd nagu hullu ka pane, et siis jääd ellu. Et kuidas sul sellega lood on, et 2 kuud on nüüd möödas, et kas on mõistus kodus või ikka tahaks ringi põrutada hästi palju? Ma esimesed 1,5 kuud suutsin täitsa ilusti olla isegi kodus või ütleme esimese 6 aega isegi teha täpselt nii, nagu arst ütles, et siis peale seda aneurismi peaks nagu hästi rahulikult võtma
igasugune tugev trenn, igasugune eriti vaimne pinge on nagu välistatud või keelatud. Noh, selles mõttes, kui tahad elada jälle, et öeldigi, et tööle ei tohi minna 1,5 kuud ja minul algul tundus isegi päris naljakas, et sellist asja üldse öeldakse sulle, et vaata, nüüd on niimoodi, et 1,5 kuud sa ei tohi tööle minna. Ma mõtlesin, no see on parim asi, mida keegi võib üldse öelda sulle. Et nagu ma ei tohi, kahjuks ma ei tohi tööle minna, andke andeks. No. Ja siis õnneks töö juures saadi ka väga hästi sellest aru ja kuna see mul ka töö juures juhtus, see, kui ta on nii-öelda avaldus ja siis ma jah, esimesed 1,5 kuud suutsin täitsa rahulikult olla, aga kuna mul läks ikka väga hästi ja väga kergelt, siis ega ma ei oska väga paigal olla, et eks ma ikkagi kippusin juba toimetama ja praegu ma ka juba, ma ütleks, et ma olen paremas vormis vaimselt, füüsiliselt, kui ma olin, no füüsiliselt mitte selles trenni mõttes mitte, aga nagu kuidagi kehalise enesetunde mõttes, kui ma olin ikka viimased, ma ei tea, 1,5 aastat. Et selles mõttes siuke välja puhanud pigem ja no hetkel küll mitte, sest täna ma pidin 3:30 öösel ärkama, et poolest tagasi jõuda. Aga muidu nagu olen selline välja puhanud ja hästi hea on olla ja mõtted on kuidagi vaimselt hoopis teistmoodi ja ikkagi pani see kõik mõtlema nüüd elu üle järgi. Nii-öelda. Ma olen täitsa nõus, et siuke nii-öelda juhtum teeb nagu restardi natukene ja siis hakkad nagu otsast peale. Absoluutselt. Ja paneb ikka mõtlema, et ega mul ei ole ka ennem olnud ühtegi sellist nii-öelda intensiivi olukorraga või kuidagi, mul oli üldse esimest korda täisnarkoosi alla minek ja et kuidagi, eks see pani kõik mõtlema. Ja samas oli ka see, et haiglas olles selle peale tagasi mõeldes, mis elu ma enne seda juhtumit elasin või kuidas ma elasin, siis see pani ikka, nagu, see oli ka samas, ma ütlen, hästi loogiline, et kuidagi tundus nii selge kõik, et mida ma siis arvasin, et juhtub, kui ma niimoodi jätkan. Et seal ei olegi väga palju võimalusi. Ja, et see lõpeb kas infarkti, insuldi või aneurismi. Või millegi muuga, eks ole. Aga täpselt. Kui me siin rääkisime nüüd mõtlemisest ja esimestest asjadest, siis kui sa tagasi mõtled nüüd just selle viimase aja peale või see 1,5 aastat, et mis need märgid olid, mis nagu üldse hakkasid nagu näitama, et kuskil võib olla siuke keeruline sõna ja diagnoos nagu ajuarteri aneurism. Mis need esimesed tunnused olid sinu jaoks? Ma arvan, et kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, siis need tunnused olid juba ammu need, et kogu aeg oli aega vähe ja siis ma tegin öösiti veel mingeid tööasju arvutis nii-öelda unetundide arvelt. Mul ei olnud aega käia kuskil, tundus nii-öelda, ma ei võtnud aega selleks, et pigem jalutamas käia või kuidagi, ma ei tea, trenni teha, vaid kuna kogu aeg tundus, et need tööasjad on nii olulised, need tuleb kõigepealt ära teha, siis ma tegin jah, päris tihti veel öösel mingeid tööasju. Ja tihtipeale sinna kõrvale siis ka veel, et kuidagi, et millegagi ennast leevendada või lohutada ennast, siis ma jõin nagu näiteks jõin džinni kõrvale. Ja seda kanget džinni, aga selles mõttes mitte palju, aga niimoodi mekutasin sinna kõrvale. Ehk ikkagi alkohol, eks. Ja mõnda aega enne seda ma tegin ka veipi. Küll üsna niimoodi, et ma arvan, et keegi ei teagi, et ma seda tegin. Parem ongi, et ei tea, et ma seda tegin. Aga ma niimoodi ikkagi veipisin ja see veipimine on üks eriti hull asi tegelikult. Sellest ma arvan, me saame siin mõnekümne aasta pärast aru, kui hull see tegelikult oli. No see vist on nagu ajule kõige nagu retsim asi tegelikult. Just nimelt suitsetamine üldse või nikotiin, eks ju, et ta tõmbab veresooni kokku ka veel ja kogu see pinge, mulle öeldigi, et pärast, et see vaimne pinge just ka, vaata stressi olukorras samamoodi. Inimene tõmbab nagu ennast kangemaks ja siis kõik veresooned ahenevad, sa oled nagu pinges ja siis seda enam, eks ju, tekib igasuguseid olukordi siis, et kas midagi kuskil lõhkeb, midagi kuskil, eks ju, tekibki, et mingi veresoon pundub kuhugi välja ja ähvardab lõhkeda. Aga ütleme nii, et see päris olukord, millest ma sain aru, et midagi on väga valesti, see käis väga kiiresti, väga äkki. Et see oli täpselt jüripäeval, kusjuures, eks ole, täpselt jüripäeval. No minu sünnipäeval. Jah, Jüri sünnipäeval. No näed, Jüri, sinu sünnipäeval mina otsustasin, et kuidas seda tähistada, et ma olen käinud intensiivne, et ma mulle kutsutakse kiirabi, ma sõidan kiirabiga haiglasse elus esimest korda. Et ma olin koolimajas tegelikult tööl ja mul oli selline päris
tihe tööpäeva, ma üritasin kõike jõuda, aga selle jooksul ma unustasin täielikult juua vett terve päeva jooksul. Ma olen üldse kehva veejooja tegelikult, mul läheb meelest ära nüüd on asjad teised, mul on alati veepudel kaasas, Tubli. aga jah, et see on see on oluline. jah huvitav, et see vee joomine nagu kipub ära jääma kogu aeg. Ja, vot see on, mul on ka nagu, mul on huvitav, ma hakkasin mõtlema selle peale, ma ei tunne nagu janu niimoodi, kui ma olen aktiivselt tegevuses. No seal võib olla ka see, et mul on mõned aastad tagasi diagnoositud ka ATH, eks ju, mis võib olla, eks ju, see, et ma olen, see ongi see, et kui ma millelegi keskendun juba, siis ma võin olla sinna väga hüperkeskendunud ja kõik muu ununeb ära, et ma tõesti vahel ei tunne janu ega nälga, ma lihtsalt nagu tegutsen ja see võib-olla see janu tunde puudumine on ka see, et ma ei tunne, et mul oleks vaja vett juua, aga ma tunnen seda siis hilja juba, kui pea valutab näiteks, see on vedeliku puudus. On halb nagu. Aga jah, tollel päeval ma siis ka, ma olin meeletult palju kohvi hoopis, vett ei joonud ja siis käisin seal veel jooksmas 2 klassiga. Oli siuke hästi tihe päev, ühesõnaga siis mängisime seal veel rahvastepalli ja kossu ja värki ja eks ma seal ühes mängus olin ka läksin väga endast välja, sest mind väga häiris, kuidas poisid käitusid seal tüdrukutega. Ja ma kuidagi, no ütleme, õpetajana ei tohiks seda kindlasti teha, aga ma olin väga endast väljas nende peale ja siis ma üritasin neid seal nii-öelda kasvatada ja selline vaimse pinge kõrge hetk oli ja siis ma järsku tundsin, kuidas üle pea niimoodi kuklast või siit kaelast alates tuli selline nagu laviinina, siuke kuum, tugev valujutt niimoodi üle pea otsmikuni välja, niimoodi järsult tuli ja hetkega tõmbas pildi niimoodi hästi ahtaks. Jõudsin veel mõelda, et huvitav, et kas ma nüüd minestan või et millest see nüüd tuli. Ma ei oskagi öelda, nagu selg valutas ja kael, kõik kohad valutasid ja hästi valus oli. Ja hästi halb hakkas hästi kiiresti. Ma üritasin korra õue minna, et hingata natuke värsket õhku. Aga siis üks kolleeg juba nägi mind ja pärast ta ütles, et ma lausa olin kõikunud. Ma ise nagu seda kuidagi ei tajunud. Ühesõnaga läksin siis tuppa tagasi, nad panid mu juba pikali ja hakkasid vererõhku mõõtma ja vererõhk oli väga kõrge ka. Ja siis kuidagi mina arvasin, et et pole hullu, ma joon vett ja söön natuke ja läheb paremaks. Aga kolleegid olid nagu, et ei, et kutsume ikka kiirabi. Ja vaat siin on nüüd üks siuke õppekoht, mida ma tahaks eraldi toonitada, et ma arvan, siukse eestlasena ja eriti veel meesterahvana kipub ikka tulema hästi kergesti, et ei, ei ole mingit kiirabi vaja. Ärme hakka. Et tegelikult peab olema nagu see, et sellises olukorras las see kiirabi tuleb ja vaatab üle, et see, muidugi loomulikult normaalse mõistuse piires, et tõesti võib-olla mingid tüübid, et kui sa oled meesterahvas ja sul on 37,2, et siis ei kutsu kiirabi endale, saad ise oma palavikuga hakkama, aga et ma ütleme sellises olukorras, miks äkkvalude ja imelike, erakorraliste juhtumite puhul nagu ei peaks häbenema. Ühesõnaga kutsusid kiirabi pani masinad külge, esimese hooga ehmatas, ütles, et südamerütm oli väga kole olnud algul, aga see võiski olla vedeliku pärast. Nad mulle selgitasid ka pärast, et kui inimene on vähe vett joonud, siis elektrolüüte on nii vähe, siis see kipub need südamelöögid nagu ka paigast ära. No rütme tekib, jah? Ja ühesõnaga kiire kokkuvõte oli siis see, et nad natukene seal poputasid mind ja ütlesid, et kuule, et nüüd on juba, tundub, et on parem ja ju ma siis ise ka jälle tagasihoidlikkusest ja millest kõigest seletasin, et ei ole hullu, et ju on vererõhk lihtsalt kõrge, et ei olnud vett ja kohvi oli palju ja ma ei seletanud neile seda peavalu nii detailselt. Et õnneks nad ikkagi selles mõttes oli hea, et nad võtsid mu ikkagi haiglasse kaasa, sest muidu ma vähemalt oma peas esimese hooga mõtlesin, meil oli tollel hetkel oli see, et too päev oli veel õhtul Jüri jooksplaanis ka, mida ma ka korraldasin. Et oleks raudselt seal kohal olnud asjatamas. Ja ma olin veel kindel, et ma osalen ka, ma ütlesin seal poistele ka, et ärge muretsege, et ma natukene puhkan, joon vett, söön ja ma tulen jooksma ka veel. Et selles mõttes läks hästi, et nad kiirabi mind ära viis ja viisid mu haiglasse, jah. Ja haiglas tegelikult ütlesid mulle, et kuule, vaata, et sul on varem ka olnud neid vererõhuga natuke probleeme, et sa peaks vererõhurohtu võtma ja üsna niimoodi kergekäeliselt mõõdeti veel korra üle asjad ja siis öeldi, et aga minge koju. Et selles mõttes see
diagnoosimine jäi neil nagu pooleli, et siis mulle aneurismi ei tuvastatud või nad ei otsinud. see oli siis EMO, eks ole. Mu järgmine küsimus oligi, et sa olid 2 korda EMO-s, et kuidas need kogemused siis olid nii, et jah, no EMO on nagu EMO ikka, ma arvan, et need inimesed, kes on korragi EMO-s käinud või kellegi sinna viinud, teavad väga hästi, et sinna lähed ikka arvestusega, et ma ei tea, kui on parem olla, võtad raamatu kaasa ja ma ei tea, laed juba Netflixist paar osa alla ja et jah, nagu, et seal läheb aega. Ja eks ma seal ka, ütleme isegi sealt, kui kiirabi mind viis, on ju, siis no, näitajad olid järelikult nii head, et nad panid mu sinna tava EMO-sse sinna teiste juurde istuma. Ratast tooli pealt viskasid mu tavalise tooli peale ja ma käisin seal rahulikult vetsus ja ostsin endale süüa ja siis öeldi jah, et nüüd on näitajad on täitsa head, et võite koju minna ja siis mul elukaaslane tuli mulle järgi ja me läksime koju. Aga järgmisel hommikul ärkasin ja ikka pea valutas, aga no see valu ei olnud enam loomulikult selline nii intensiivne. tuumavalu. Jah, aga ta oli selline häiriv, kestev valu, mida ükski rohi nagu korralikult maha ei võtnud, ka öösel magad. See oli see, mis nagu häiris. Ja nüüd jälle üks õppetund, et kõigile, kellel on selline hästi tugev peavalu olnud, siis kindlasti järgmine päev ei tohi teha midagi ei füüsiliselt ega vaimselt sellist võib-olla rasket või keerukat, aga mina läksin järgmine päev veel bändiga esinema. Sellepärast, et meil oli ansambel Jupiteriga ammu broneeritud Eesti Kaitseväe, jalaväe kompanii mingisugused ohvitserid ja mingi pidu seal Lainela baaris, mis asub meil seal, mul ei tule selle koha nimi praegu meelde. Käsmu, meile väga tuttav koht. Käsmus, just. Käsmus ja mina mõtlesin, et noh, et tead, et võtan rohud sisse ja kuidagi ikka pressin ära selle, et noh, väga nõme on niimoodi viimasel hetkel ära öelda. Et noh, niisugune ikkagi tähtis asutus ja eks ma ise ka ikka väga kaitseväe sellist usku ja kuidagi olen niisugune patriootlik. Ei saa ju neid niimoodi alt vedada, et ikka lähen teen ära. Ja läksin lihtsalt hiljem, et muidu meil bänd läks varem, tegi heliproovid, asjad ära, mina läksin lihtsalt, ütlesin, mul pea väga valutab, et ma püüan veel puhata ja magada ja lähen hiljem järgi. Võtsin siis rohud sisse ja tee peal võtsin veel ühe peavalurohu ja siis enne esinemist võtsin veel ühe ja imekombel esinemise ajaks isegi läks täitsa okeiks olemine. Ja 3 setti tegime, aga viimane 40-minutiline sett oli juba üsna raske. Aga õnneks oli seal ka selline pidu, et kuidagi enamus rahvast oli juba laiali valgunud, et oli sihuke väike seltskond veel jäänud, et see oligi selline piduliku õhtusöögilaadne pidu neil rohkem. Ega seal väga ei tantsitudki, aga et õnneks see viimane sett oli ka niisugune rahulikum, et ma sain nagu pingevabamalt võtta, aga väga raske oli laulda juba. Et noh, iga selline pingutatud noot tähendas nagu valu siin kuklas ja peas. Aga jällegi tui-tui-tui, kõik läks hullult hästi, et ka seal see aneurism ei lõhkenud. Et siis oleks olnud ka väga kehva lugu, sest kiirabi tuleb sinna ikka väga kaua. Seda me teame ka. Ja ega seal keegi ei oleks ju teadnud ka, mis viga on. Ja siis ma läksin veel tollel päeva õhtul ka, siis öösel sõitsin siis veel üksi koju ka sealt Käsmust. Ja siis järgmine hommikul ma ärkasin üles ja kestvalt see peavalu oli kogu aeg kestnud. Ja ükski rohi ei aidanud ja jälle sihuke põhimõtteliselt magamata öö. Ja siis ma hommikul hakkasin nagu mõtlema, et no see ei ole normaalne. Ja üks kolleeg mulle ka ütles, et kuule, et mine ikka EMO-sse tagasi, see ei ole okei. Et mine lase uuesti uurida, et mine lase teha kompuuteruuring. Ja ma mõtlesin, et okei, et enne kui ma lähen, ma küsin AI käest, et siin on nüüd hea koht. Ma pean korra kiitma, kõik me siin seda AI-d väga maha teeme ja eks ta üks paras palundra on ka vahepeal, aga teate, mind seekord see AI, ta pani täiesti täppi. Et nii uskumatu ei ole. Kusjuures mul oli ka hiljuti täpselt sama, et mul õnnestus nagu nohu ja köha saada. Kui mul lihased nõrgad, siis ka AI-ga konsulteerisid mõnda asja. Ja pani täppi? Ja pani suht täppi ja ütles ka, et ja ta on hästi nagu alahoidlik, et käsib sul ikkagi nagu, et kutsu kiirabi, nagu, et ta mulli. Ja. Mul oli ka see, et aga ma ikkagi tingisin taga ja aga jah, see on küll õigus.
et mul läks ka, ma muidugi teadsin seda juba enne ka, et ai-le tuleb anda hästi detailne info. Ja siis ma kirjutasingi talle hästi-hästi detailselt täpselt, mismoodi, millal see hakkas, kuidas see valu tuli. Ja ai pakkuski välja mulle tegelikult esimese variandina, ütles, et see on tõsine asi, palun pöördu kohe EMO-sse, et tegu võib olla aneurismiga või insuldiga. Ja just see, et noh, kõik need asjad seal, mida ma kirjeldasin ja kaasa arvatud ma siis kirjeldasin talle ka seda, mis mul meenus, et mul vanaisa, kui noh, ta ikkagi oli minu vanaisa, minu ema isa, surigi täpselt sama vanad, kui mina praegu olen, 44-aastaselt ajuarteri tromboosi. Siis ma hakkasin mõtlema, et noh, mine tea. Ja ma kirjeldasin ka seda ja hiljem ka haiglasse või siis uuesti EMO-s tuli välja, et see on tegelikult väga oluline fakt, et seal on geneetilised seosed ka. Ja ühesõnaga ai ütles, et ma läheks EMO-sse ja lõpuks ma leidsin siis isa, kes sai mind ära viia, isa viis mind EMO-sse. Ja seal ütlesin siis ka, et noh, tehke kas või minu südame rahustuseks, teeme selle kompuutri ära. Rääkisin oma vanaisast, rääkisin sellest valust uuesti, kuidas see tegelikult algas. Ja siis mind viidi kompuutrisse ja peale seda tehti üks kompuuter ja siis tehti vist veel teine, kui ma õigesti mäletan, et pandi kontrastainega ka. Ja siis öeldi, et teate, me jätame teid ööseks haiglasse, et midagi on siin kahtlast. Ja haiglasse jäeti sellepärast, et järgmine hommik teha see magnetresonantsuuring, et siis MRT. Ja seal siis oli juba üsna selge, et midagi selle ajuarteriga on, aga algul kahtlustati mingit teist asja. Aga õnneks siis see neuroloog või mingi peaneuroloog ütles, et ei, et lähme ikka vaatame kubeme sondiga. Lähme kubeme sondi kaudu või kubeme kaudu siis sondiga aiu ja vaatame ikka järgi, mis seal on. Ja nüüd me olemegi jõudnud selle küsimuseni, et kuidas hailaravi oli, et nüüd hakkavad tulema toredad kirjeldused. Jaa. Esmalt muidugi ma tahaks öelda, et ma olen väga tänulik ja ma pean kiitma. Hoolimata sellest, et kiirabiarstid lasid selle asja kuidagi võib-olla kergekäeliselt ikkagi mööda selle õige asja, siis ülejäänud haiglas oleku ajal oldi hästi selline, noh tõesti väga, ma ei taha öelda aupaklik, aga väga abivalmis, väga selline, noh, väga hoolitsev. Sa olid Perkis olid, eks ole? Ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja siis mind pandi neuroloogia osakonda alguses ja siis mõtlengi, sama päev käisin seal magnetresonantsis ja järgmise päeva hommikuks oli selge, et see on kindlasti aneurism. Või tähendab suht kindlalt, aga et lähme sondiga. Ja siis korra isegi öeldi mulle, et ei hakata seal midagi enam sondiga uurimagi, et minnaksegi kohe koilima. Ehk siis see koilimine on siis see, et see välja pundunud veresoone osa, kui te kujutate ette, et kui veresoon on ühest kohast, punn on nagu väljas, et selle punni sisse lastakse seest poolt niisugust nagu mina sain aru, et see mingi titaanist, imepisike vedru, niimoodi puntrasse lastakse see täis nagu. Ja see siis veri lõpuks, mis igast vereliistakud jäävad sinna vahele ja see nagu hüübib ära ja tekib siis ühte kohta sinne paks veresoone sein. Et see on koilimine. Aga mina läksin juba selle mõttega, et mina lähen nüüd kohe opile ja mind pannakse tuttu ja tehakse op ära. Aga tollel päeval hoopis jõudsime sinna operatsiooniblokki ja siis selgus, et ei, et täna me alles vaatame ikkagi. Ja see vaatamine oli ka väga põnev elamus, et see on ikkagi, ei ole täisnarkoosiga, see on ainult kohaliku tuimestusega. Ehk siis ainult siin Reili arteri juures tehti tuimaks, tehti skalpelliga väike lõige ja supsti toru sisse. Ja siis öeldi mulle, vaatan nüüd ise ka ekraanile, et näed, siin on su aju, saage tuttavaks. Aju, aare, aju. Ja siis ma vaatasin, et mul on päris ilus lillkapsas oli. Ma polegi näinud oma aju enne, eks ju. Et tõsiselt päris äge pilt oli. Kontrastaine oli sisse lastud, siis see tõsiselt nagu lillkapsas. Selline veresooni täis, selline suur ekraan oli veel. Ja siis ta näitas mulle seal, vaat näed, et siin see ongi ja siin ongi aneurism ja ütles, et õnneks on see sellise koha peal, et me saame seda parandada siis selle sama sondi abiga või vähemalt proovida parandada, et me ei pea nii-öelda siis lõikama pead lahti. Ja teine variant oleks see olnud, et kui see oleks nagu teise koha peal olnud, et siis oleks pidanud juba minema nagu teistpidi operatsioonile. Ja siis paar päeva hiljem oli siis operatsioon plaanis ja siis põnevad protseduurid veel, mida mul varem pole tehtud, olid loomulikult kusekateedri paigaldamine, mida ma kellelegi ei soovita. Ja meeldib. Ja, olete saanud ka proovida, jah?
vist mina vist kusjuures täiskasvanu eas ei ole ja vist varem ka ei ole äkki olnud vajadust. see on jah, ütleme niimoodi, et meesterahvana see on ebameeldiv. Jah, seda tundub, et see võib on toru, arvata. mida kaudu tavaliselt sisse ei minda. Mhm. Aga ei noh, lõppude lõpuks on see, et elada tahad, siis Siis on elad vaja. kõik üle. Jah, siis on ja vaja. täpselt. Ja no ühesõnaga ja siis oli mu elu esimene üldnarkoosi kogemus, mis oli ka väga põnev ja huvitav ja selline tore. Noh, eks ma üritasin kõike huumoriga ka võtta või ennast lohutada huumoriga, kuigi enne operatsiooni mul ikkagi tekkis päris suur selline ärevus ja hirm, et ma isegi öö enne seda ikkagi küsisin endale sealt neuroloogia õdedelt ikkagi rahustit ka, et ma saaks rahulikult magada, välja magada ennast, sest ikka kipuvad lollid mõtted pähe tulema, et mis siis, kui nüüd ikkagi läheb pekki kõik. Ja noh, seal oli, mulle ikkagi öeldi, et noh, oht ikkagi on, et ka selle sondiga opereerimise ajal, et kui siis see veresoon lõhkeb, et siis on väga ohtlik värk ja väga kiired jutud. Ja sellepärast ka pannakse täielikult tuttu, et seal mingid lihaselõdvestid ja värgid, et noh, täiesti süldiks ära, et juhul kui midagi juhtub, siis saab hästi kiiresti kohe hakata opereerima ja möllama ja tegema. Aga kõik läks hästi. Minu jaoks ma veel enne oppi küsisin ka selle kirurgi käest, et kas minu jaoks on see siis nii, et mina jään tuduma ja sisuliselt nagu korraks panen silmad kinni ja tegelikult ärkan kohe üles, et minule jääb selline tunne. Ja siis see arst nii toredasti vaatas mulle vastu ja ütles, et no kui kõik läheb hästi ja siis ma mõtlen, oi pekki küll, oi pekki, aga ei, kõik läks hästi, aga ausalt öeldes see tunne oli, kas teil on olnud üldnarkoosiga ka? Ja minul on olnud küll 2 korda. ma olen ka käinud nagu ikkagi narkoosiga. Et ma mäletan, mul on täitsa meeles, ma mäletan seda pilti, kui siit kuskilt kuradi käeveenist lasti mingit seda, noh, ütleme uinutit ja siis see oli, või ma mäletan seda ikka, kui mind tõsteti opi lauale ja siis nagu järgmine on juba elu läks edasi. et see tuleb täiesti mõelda, mida nad teevad, vaata. Ma käisin nagu seljaopil, et mida nad tegelikult teevad sinu kehaga sellel hetkel, kui sa nii-öelda ärkvel ei ole, et oled täitsa nagu põrsas nii-öelda. Jaa. Nagu selline... kirurgide puhul on naljakas see, et sa oled nagu lego nende jaoks nii-öelda. Jaa, täpselt. See on nagu, ja mõtle sellele kirurgil, kellel võib-olla sellel päeval on 4 või 5 oppi, sa oled nagu liinitöö, on ju. No näiteks, et ütleme, kui on aneurismi oppe järjest või seal mingid insuldi oppe, mis on sarnased, et sa oled nagu lihtsalt tavaline asi. Aga ühesõnaga ma mäletan seda tunnet väga selgelt, kuidas ma sain aru, et no nüüd hakkab peale, et ma tundsin mööda kätt seda rahulikust mõnulainet tulemas ja ma veel mõtlesin, et huvitav, et kas ma jõuan neid numbreid hakata lugema ja ma küsisin midagi, nüüd ma enam isegi ei mäleta, mida ma küsisin. Ma küsisingi seda, et kas me neid numbreid ja vot sinnamaani mul nagu ma mäletan seda lauset niimoodi, et kas ma neid numbreid ja siis on kõik. Järgmine hetk oli siis see, et ärkasin juba intensiivis ja hästi, selline tunne oli nagu tahaks oksendada. Ja ma jõudsin juba mõelda, aju jõudis kohe mõelda, et kas nüüd ongi, et mul on sellest narkoosist nii halb, et ma hakkan oksendama, aga tegelikult oli see, kuidas seda nimetada, see toru, mis sul sees on. Inkubatsioon. Jah, hingamistoru, jah. Just see, mis sulle kurku topitakse, eks ju. Et see surus mulle kuhugi käegrefleksi niimoodi peale, et ma seal kögisesin ja siis ma kuulsin, kui arst ütles, et võtame selle ära. Ja nii kui selle ära võtsid, siis oli juba hoppa nii. Siis ma sain teada, et ma olin juba 3 tundi ära olnud. Ja siis ma hakkasin vaikselt taastuma ja tegelikult... Kaua sa seal haiglas nagu olid siis kokku kogu see ravi? Ma olin kokku seal äkki 10 või 11 päeva või? Ma isegi ei mäleta praegu enam. Selge. Umbes niimoodi, jah. Ja siis ma mäletan seda, et peale narkoosi, ma olen näinud neid videosid, kus inimesed on täitsa narkoosist segased ja ajad mingi hullu, on ju. Mulle endale tundus vähemalt, et nagu, mul polnud nagu häda midagi, mul õde käis üsna peagi mind vaatamas, sai kuidagi tutvuse kaudu intensiivravi osakonda sisse, see on päris üllatav ausalt. Küll oli ta hästi sisse pakitud, igatpidi mütsid ja asjad olid tal, kõik need kitlid ja asjad olid ümber ja maskid ja värgid ja. Aga sisse ta lubati ja ma ajasin temaga juttu ja ma hiljem olen temaga ka rääkinud, et ütles, et ma olin täitsa nagu norm vend olnud, et polnud häda midagi. Aga
üks moment oli küll, mis oli naljakas, et noh, omast arust ma olin ütleme pool tundi üleval olnud juba ja siis tuli see intensiivravi peaarst minuga rääkima ja ütles mulle sellise lause, et no tere, et mäletate, me juba enne ka rääkisime. Ja siis mul oli nagu, et millal, et ja samas tundus nagu huvitavalt tuttav see nägu. Ja siis ta ütles, et okei, räägime selle uuesti üle. Ja ta hakkas küsima küsimusi ja iga kord, kui ta küsimuse ära küsis, mul oli see tunne, et ma tean seda küsimust juba. Aga siis tundus nagu kõik tuttav. Et see niisugune imelik mingi sihuke moment seal korraks oli. Uue mälestuse formuleerimine järelikult oli siis sellel hetkel nagu raske. Mingi sihuke, jah, sel hetkel ei salvestunud veel. Aga ja, kokkuvõttes see op õnnestus niivõrd hästi, et ma seal olin ühe päeva kindlasti intensiivis, et teise päeva poole pealt vist viidi juba sealt intensiivravi osakonnast neuroloogia intensiivi, kus oled ka veel ikkagi masinate küljes ja jälgimise all, aga nagu mitte päris intensiivis, eks ju. Ja siis mul oli tegelikult see juba, et ma ütlesin seal ka, et kuulge, et ma võin vabalt ise WC-s käia, et mul ei ole nagu, ma tundsin nagu ennast väga hästi. Ja siis nad olid väga imestunud jah, et kas tõesti nagu tasakaaluhäireid ei ole ja see peavalu, vaikselt ikka veel oli. Peale oppi oli see peavalu nii tugev veel ikkagi, et nad küsisidki, et me paneme sulle seda oksüküdooni hoopis. Nad ise tähendab, selles mõttes me ei anna sulle tabletti, me paneme sulle oksüküdooni. Ja siis mul on nagu, ma olen ju olnud ka noorsootöötaja ja inimeseõpetuse õpetaja, kus räägitakse ka meelemürkidest ja Ameerika oksüküdooni sellest pandeemiast, ma arvan, me kõik teame. Aga ma sain siis omal nahal tunda, mis aine see on ja ma ei imesta. Ma tõesti ei imesta, sest et see oli, et kui sul, kujutad ette, et sul pea valutab, selline tuikav, keskmine valu, 3, 4, 5, nii. Teeb süsti sulle ja 10 sekundiga sa tunned, kuidas sihuke mõnu rahulaine tuleb sinusse ja sa tahad magama jääda. Täiesti sihuke 10-15 sekundiga oli sihuke, valu läheb ära ja nii hea ja nüüd jään tuttu. Ja nii oligi ja seda nad tegid mingi 2-3 korda, siis ma juba ise naersin, ütlesin, ärge rohkem tehke, mulle hakkab liiga meeldima juba. Ma võtan hea meelega parakat parem, et nagu ärge tehke rohkem. Aga jah, seal intensiivi või neuroloogia intensiivis juba paratsetamooliga, aga täiesti regulaarselt iga päev, 3 korda päevas võtsin parakat ja enamjaolt seal 2 päeva enne, kui ma välja sain, lõppes see peavalu niimoodi vähemaks ja sellel oli ka põhjus, see kirurg ütleski, et see aneurüsm mul ikkagi natukene juba immitses ja verd oli läinud ikkagi ajukelme vahele või sinna ajukäärdude vahele ja see pidi ärritama aju, veri ja see tekitas seda valu, sellist kestvat valu. Jah, oota, aga kuidas see taastumis nüüd haiglast oled sa välja saanud, sa oled nüüd, mäletan, sa ütlesid mulle 8. et sa said välja, 2 kuud on möödas, peaaegu 3 juba vist varsti, jah, 8. mail sa ütlesid mulle, et sa said välja, sest ma läksin reisile. Oli vist jah, 8. mail, mäletan. jah, oli vist. Ja sa kirjutasid mulle, et kuidas siis nüüd nagu see, ütleme, sa võtad rahulikult, aga mida sa veel teed, et taastuda? Mida selle aja jooksul oled nagu teinud? Ma üritan teadlikult nagu mitte närvitseda või mitte üle mõelda nii palju. Ma nagu teadlikult üritan teha endale mõelda seda mõtet kogu aeg, et kui ma täna kõike ei jõua, siis pole hullu. Ma olin ennem ikkagi see vend, et ma kõike peab jõudma ja kogu aeg peab olema kiire, sest siis ma olen kasulik ja siis ma olen väärtuslik nii-öelda. Aga nüüd ma olen aru saanud, et see tee viib kiiremini ära siit. Et ikkagi ennast tuleb hoida. Ma olen nagu teadlikumalt nüüd nagu kuidagi hakkan endale andestama, et kui ma ka vahel lösutan või molutan, et see on täitsa okei. Et see on nüüd siis sinu stressi maandamise üks võimalikke vorme, ma saan aru. Jah, ma üritan nüüd niimoodi ja ma arvan, et see ongi sihuke, kõik, kellele ma seda rääkinud olen, on ka see, et ikkagi, et see on sihuke õppetunni koht, et ka niimoodi võib endale väga haiget teha. Üritad küll hästi nagu, ma ei tea, kui tubli olla, et ikkagi ma sain aru arstidest seda ka, et see peamine, täpselt ju keegi ei tea, aga et see peamine faktor on stress ja teine oli seal, ütles kindlasti sina ei tohi suitsu teha, nikotiin kindlasti välistatud.
et alkoholi puhul ta on niimoodi nii hullult nagu, kuidas ma ütlen, öelda, et sa üldse ei tohiks. aga ta ütles muidugi, et sellega kindlasti peab oluliselt piiri pidama, mida ma olen siis nüüd ka ikkagi väga selgelt teinud. jah, et ühesõnaga, et siis et alkoholi siis ka soovitavalt ikka vähem tarbida. Näed, tubli, sa jood vett. Et ja, ja, see on hea. ja ei, ma selles mõttes olen nüüd joonud vahepeal mõne õlle niisugusel, noh, a la käisime siin Hiiumaal puhkamas laiendatud perega ja siis siin elukaaslase vennaga istusime, jõime sauna kõrvale paar õlut, onju. et noh, see on niisugune, noh, see on okei veel isegi, aga et nii palju on ikkagi selgelt muutunud, et ma enam ei kannata ka nagu palju, et isegi need paar õlut juba olid, järgmine päev ikkagi oli selline, noh, mitte nüüd, et ma ütleks, et pohmell oli, aga ma väsin kiiremini ja see vedeliku puudus tekib palju kiiremini ja siis ikkagi tekib sihuke, tead, sihuke kerge peavalu ja sihuke nagu No, et organism ei taha. vaevatud olek. jah, Jah, organism ei taha, see ei ole eks üldse ole. lahe ja et ilmselgelt ma nagu enam ei kanna nii palju ja ma käisin just, pean ka käima nüüd psühholoogi ja psühhiaatri ja, või no nii-öelda vaimse tervise teraapias ja sealt ka siis mulle just öeldigi, et sa pead aru saama, et su aju ei ole enam sama, mis ta oli enne seda juhtumit. sa pead nendele väga selgelt aru andma ja kogu aeg meelde tuletama, et ei saa endast lõhkuda niimoodi. et tulebki puhata rohkem, tuleb anda endale aega ja noh, täpselt ka seesama, et magada välja, eks seal Hiiumaa puhkuse ajal ma ka ikkagi olin kaua üleval, et jutustada seal inimestega ja nii edasi. et ikkagi peab hästi selgelt välja magama, et need, ma ei tea, mingi aasta-poolteist enne seda juhtumit, mul võis olla mitu nädalat järjest täiesti tavapärane, et ma magasin ütleme 6 kuni 7 tundi ööpäevas. noh, selles mõttes kogu aeg 6 kuni 7, et noh, harva, kui sinna vahele mahtus ka 8 tundi. et sellist asja ma enam ei taha teha ja see, noh, ma ei kujuta isegi ette, et nüüd ma taastudes olen maganud pigem ikkagi 8, isegi vahepeal 9 tundi. see on väga meeldiv. See on kindlasti meeldiv jah, meie kesknärvisüsteemile ja nendest jääkainetest vabanemisele on see väga meeldiv. Et ja tead, ausalt öeldes ka kogu sellele, et kui sa tahad kaalust näiteks alla võtta või no jah, nii-öelda samamoodi, kehaliselt vormi, siis just. tegelikult see magamine on ülioluline. Uni on kõige parem supplement, nagu tasuta supplement üldse, mida saab võtta. Vot, rääkisime siin natuke kaalu langetamisest, et saan küsida, milline on sinu suhe spordiga olnud, et noh, stressi on olnud, nagu me täna kuulsime, aga see sinu suhe spordiga on ju ka väga sügav ja ilmselge olnud, eriti Keila kontekstis kindlasti. ja sporti ma olen terve elu teinud ja sport on tegelikult mulle väga oluline või noh, on olnud alati oluline, aga ja vot see ongi nüüd, ma ei oska öelda, kas see tubli poisi sündroom või mis see on olnud, aga et mingil hetkel on see sport jäänud nagu, et umbes, et tööasjad on eelkõige esimesed. ja ma ei ole suutnud veel jalga korralikult ukse vahele saada, et teha niimoodi, nagu peaks tegema, et see mingi füüsiline liigutamine või jalutamine või see on täpselt samamoodi oluline nagu töö. et see tuleb samamoodi vajadusel panna endale kalendrisse ja mitte midagi muud sinna võtta ja lihtsalt nii ongi. et isegi kui tuleb mingi muu töö, siis ütled ei, täna on mul trenn ja kõik. et ühesõnaga ja ma olen, noh, kõigepealt ma väiksena käisin pesapallitrennis, mis hiljem muutuski korvpallitrenniks, siis tuli Keilasse Ago Kliimson, hakkasin käima korvpallis ja korvpall on mu selline spordist, ma ütlen, minu elu armastus ikka eluaeg olnud ja siiamaani jah, ma mängiks, kui mul oleks ainult aega ja kui ma oleksin füüsiliselt veel nii hea ja terve, ma mängiks iga päev, ausõna. no äkki pead sa seda mängimist natuke siis kohandama, eks ole, no mingeid variante äkki annab välja mõelda. ei, selles mõttes ja, et eks ma annan endale aru, et nüüd, kui ma olen käinud ka viskamas, et teatud liigesed ja asjad, need lihtsalt kuluvad ja lähevad läbi ja ei ole enam seda särtsu, aga noh, et nii palju, kui suudad või nii-öelda omal tasemel on ju täitsa okei veel teha. et ja, et seda korvpalli ja nüüd noh, ütleme siis hilisematel aastatel, kui ma olen ka teinud bändi ja olnud õhtujuhi töös ja selliseid asju teinud, siis ma üsna loogilise jätkuna, kui Keilasse tekkis see korvpall uuesti nii-öelda meistriliiga tasemel, siis ma olen ka seal olnud siis jah, abiks nii-öelda see kohapealne teadvustaja nii-öelda. vot see on üks sinu põnev amet olnud, räägi kuulajatele, mis põnevaid ameteid sa oled veel pidanud, õpetaja,
jutt oli meil siin kuskil, ja ma noorsootööst olen oli juttu, noorsootöötaja, õpetaja. muusik. Siis korraks olin ma kultuuritöötaja paar aastat, mis on ka loogiline, sest see kultuuriteema, bändindus, muusika, eks ole, teater võib-olla ka, on olnud mulle alati nagu hingelähedane, et kui ma kooli lõpetasin, tegelikult esimene selline soov oli mul saada näitlejaks. Aga see, ma niimoodi oma rumalusest peale seda, kui ma Viljandi Kultuuriakadeemiasse sisse ei saanud, siis ma otsustasin, et ma lavakasse ei proovi, oleks pidanud ikka proovima. Aga ühesõnaga see elu läks edasi, tekkisid bändid, värgid ja siis kuidagi ununes see ära. aga jah, et kultuur või selline ürituste korraldamine, see on mul kogu aeg olnud, et mul eksabikaasaga tegime sellist MTÜ-d nagu MTÜ Kultuurikuru, mis on siiamaani olemas ka. Kultuurikuru alt küll täiesti selgelt mul eksabikaasa oli peamine selline korraldaja, mina olin rohkem selline täidesaatev võim nii-öelda, et kes aitas füüsiliselt asju seal ja tehniliselt korraldada, aga tema oli selline ideede generaator ja niimoodi ja tegime erinevaid kontserte Keilas ja mälumänge olen korraldanud. ja siis, kui oli meil see, kus ka Maicel oli juba selgelt rohkem kaasas, mäletad, oli Mõttekuubis noortetuba. jah, tegime. seal tegime erinevaid asju ja mälumänge ja. ja ühesõnaga ja, et ma olen olnud kultuuritöötaja veel ja õpetaja, kultuuritöötaja, noorsootöötaja. siis need on kõik kõrvaltöö otsad juba. Ja, siis me oleme sinuga ju koos ka saatejuhi ametit pidanud. ja saatejuhi ametit pidasime, see oli veel noorsootöö ajal mul isegi. tegime jah podcast'e, kui sa mäletad. mäletan väga hästi. The Winter Show, mul on need failid siiamaani arvutis alles. just, Vintro, mitte Retro. ma mõtlesin, ja, The Winter Show, mul on kõik ilusti olemas. just The Winter Show'd, et kes tahab kuulata, aga Michaelil on kuskil olemas. Noortekas on tegelikult, Noorteka lehel, Keila Noortekeskuse lehel on täiesti ka pandud uuesti need välja, täiesti olemas. ise olen ka kuulanud, meenutanud vanu häid aegu. väga äge. Michael tegi sellised, see on nagu sihuke muusika ajalootund, ma ütleks. jah, me tegime ju igast pulli sai tehtud. mäletad, vuntsidega saade oli, kus ma esimest korda vuntsid kasvatasin ja. Vuntsidega saade oli ja jõulusaateid. sõber kohal ja. sõber oli, sõbrapäevasaade oli ja siis me tegime ju, kuidas me omale kaassaatejuhi Kai Kulboki saime, tegime naistepäeva saate, eks ole, olime viisakad džentelmenid ja igast asju sai tehtud. no vot siis see üks lisatöö, mis mul ongi peale selle korvpalli teadvustamise olnud, on siis ka mõned aastad nüüd juba, ma olen aeg-ajalt, kui kutsutakse, tänagi lähen kohe peale seda intervjuud muide linna. aeg-ajalt siis käin sisse rääkimas multifilme, siis nii-öelda eestikeelset dublaaži või eestikeelset nii-öelda, kuidas nii-öelda häälnäitlemist tegema. et multikatele see inglisekeelne sõna on voice over. häälnäitlemine. millised on siuksed viimase aja asjad, kus saab sinu häält kuulda? ma tean, et sa olid üks vahe Saabastega kassis, olid sa vist kõik hääled, kui ma midagi vaatasin seal seda multikat, aga kus sa praegu oled? Viimasel, oota, ma mõtlen, mis film see oli. mis ei tulegi meelde. igal juhul mul oli väga suur au, see oligi vist viimane enne seda, kui ma nüüd täna lähen. oligi siin enne seda, kui mul see aneurismi jama ka oli. Moomo, sihuke film oli kinodes, Moomo. seal oli üks väikene osa, oli kuulsal näitlejal Martin Smart, see, kes mängis doktor Watsonis seda, Watsonit, tähendab Sherlockis doktor Watsonit. see on Martin, see inglise näitleja. see, kes Bilbot mängis, Hobbit. Martin, mul ka ei tulnud. no ühesõnaga Bilbo. Martin Freeman. Martin Freeman, jah, just. no vot, Martin Freemani rolli seal Moomo filmis näiteks räägin mina ja siis mingisugune imeline koer Lampo või Lampo seiklused oli ka kinodes, et seal on minu häält kuulda, olen pereisa rollis ja varasemalt jah, Saabastega kassi, mingi laste multikasari oli ja aeg-ajalt on mul selles, mis see on nüüd see väga kummaline laste multikas küll, see mingid roosad õhupallid, mingid mul tuli isegi nimi meelde. sellest ma ei tea midagi. jah, mingid neid erinevaid siukseid rolle on täna, kusjuures on huvitav ja mõnikord on mingi reklaam või mingisugused, ükskord ma lugesin sisse ka
ma ei tea, millise ministeeriumi, kus kodulehel need on, aga mingid eestikeelsed juhised, mingid tööõigused, Euroopa Liidu tööõigused, et sa on no ei lase oma õigustest üle Siis sõita. sa oled Lugesin arvatavasti need, Tööinspektsiooni kodulehel, ega sa väga võib-olla jah, just. mujal vist ei ole. Et näen mingeid siukseid reklaame ja asju. Täna mul on ka väga huvitav, et ma lähen kella 13:30 telemajja ja mul on palutud sisse rääkida 5-sekundiline lõik. Et ma lähen sinna, sõidan Tallinnasse, räägin 5 sekundit ja tulen Ja ära. tuled tagasi. Või noh, tõenäoliselt võib-olla see lindistamine läheb hetke kauem, eks ju, aga lihtsalt, et see lõik, mida vaja on 5 sekundit pikk, et see on päris fun. Nii lühikest mul vist veel ei ole olnud. Mul on olnud minutiline ka, aga 5-sekundilist veel ei ole olnud. Seda ei saa isegi lõiguks nimetada. See lause, mille ma praegu sulle ütlen, juba on 5 sekundit on juba läinud. Ja absoluutselt. et see Aga on ja, üks... on olnud hästi põnevaid. Üks põnevamaid oli kunagi, ma mõtlengi, kas see oligi seesama tööõiguse lindistamine, see käis niimoodi kuidagi, et ma läksin telemajja, aga lindistati mind ka üle neti Rootsis vist. Ja see, kes oli tellija, tema oli Saksamaal ja need kõik olid kolmekesi, me olime nagu Ekraanis. neti teel ühendatud ekraanidega. Niimoodi, et kui mina rääkisin, siis see saksa mees siis kuulas, et kas talle sobib selline tämber ja see, kuidas ma räägin seda. Ja siis see Rootsi mees lindistas ja ühesõnaga, et see oli ka väga huvitav versioon, kuidas polnud ennem sellist asja. No vot, need on need peamised asjad, millega ma nagu võib-olla tööalaselt tegelen. Vot ja kogu selle töö ja tervise juures, kuidas su sõbrad ja pere sulle toeks on? Selline vahva küsimus Üks asi ka. unus ju täitsa ära tööalaselt. Üks asi unus täitsa ära. See on ju tegelikult töö on ju bändi tegemine. Jah, selleni ma tahtsin ka jõuda, et muusikast, aga ühesõnaga sõbrad, pere ja muusika, nii. Kuidas sa need kokku võtad? Et mis mulle, oota, kuidas see küsimus oli, et mis mind toetavad või kuidas? Kuidas sind toetavad pere ja sõbrad, jah? Just. Eks see peamine on see, et nad lihtsalt mõistavad, et ma olen selline tüüp, et mul on vaja kogu aeg kuskil midagi teha ja üritavad mõista, et miks ma selline huviline olen, et ma pean kõike tegema, vaid ei oska nagu rahus püsida. Vot nüüd selle aneurismi järgselt mul ongi nagu see, et minu jaoks üks suuremaid challenge'id oligi see, õppida ära see, et täiesti okei on ka lihtsalt niisama olla. On ju hetkes püsida. Minu jaoks on see olnud eluaeg väga raske lihtsalt hetkes püsida, sest kogu aeg tundub, et eks see on see ATH ju ka, mis tahab seda dopamiini, et kogu aeg peab midagi toimuma, midagi peab valmis saama, on ju, midagi action peab olema. Et väga raske on mul taluda seda, et lihtsalt midagi ei toimu. Ja eks mu pere üritabki minu sellise ekstravertsuse kõrval mind mõista, see on, ma arvan, kõige suurem. Ja eks muidugi nad aitavad ju ka, et ma ei tea, kõige lihtsamad näited, et kui mul on vaja ikkagi välja magada, siis antakse mulle see aeg. Kui ma öösel kell 4 olen alles saabunud keikalt, et siis ma hommikul saan natuke kauem magada ja nii edasi. Sellise, ma arvan, kõige suurem ongi see, et selline mõistev suhtumine, aga seal muud ei olegi. Annavad tuge ja loomulikult need, kes on sulle armsad inimesed, nad on armsad ja see juba annab sulle palju. Annab küll. Vot ja nüüd sa ütlesid seda kuulsat muusikute sõna keikat, et kuidas sul nende keikadega on ja palju sul neid ansambleid on? Ma seda tahtsin ka küsida sinu käest. Mul on olnud, ütleme, 4 ansamblit kunagi, kui lugeda ka kõige algust ansambliks, et kunagi täitsa alguses kuskil seal keskkooli lõpuklassides me tegime sõber Pauliga, hakkasime tegema sellist, lihtsalt nalja pärast lindistasime enda lõbuks kindlasti väga suures osas Kreisi raadiost inspireeritud mingisuguseid selliseid raadiosaateid. Temal oli kodus selline lindistamisvõimalus olemas. Ja siis me lindistasime iseenda jaoks mingisuguseid, neid naljaraadiosaateid ja naljalaule tegime järgi ja siis tegime ühele sõbrale terve sellise kassetitäie materjali. Tollel ajal olid veel olemas kassetid. Et terve siis kassetitäie selliseid mingeid naljaintervjuusid ja naljalaule tema sünnipäevaks. Ja siis seal ka võib-olla siis tegime mingid esimesed sellised lood, et ma mäletan, et isegi mingid lood olid sellised, et me võtsime kuskilt mingi laulu põhja, mis ei olnud tuntud laul. Ja tegime siin uued sõnad peale. Et siis nagu niisugused ja isegi tegelikult ja võt, mul tuleb ka praegu meelde, siis meil oli kooliga seoses oli veel üks nii-öelda, ma ei tea seda asja,
bändiga kooslus. Hellitavalt nime meil oli, koolidirektor oli Kaider Vargja tollel ajal, panime selle ansambli nimi oli Kaiders. Ja see oli kindlasti inspireeritud Smilersist, sest meil oli ainult üks laul ja Mõtlen koolist. Ja siis oli siis puhtalt siis cover Smilersi laulust Mõtlen sinust, aga sõnad olid siis koolist. Ja siis me esinesime isegi ükskord Keila linnapäeval, ma mäletan, linnavalitsuse ees seal all, mul on isal kindlasti sellest mingisugune lindistus kuskil olemas. Ja siis me panime mingid naljaparukad pähe, mingi kohutav asi tegelikult, eks ju. Ja tegelikult täielik siis lip syncing, et see ei olnud päris laulmine. Suu maigutamine eesti keeles. Jaa, täpselt. Aga siis jah, peale kooli lõppu kohe mul sõbrad tegid bändi ja siis neil oli, kuule, meil on vaja lauljad ka ja siis me tegime sellise bändi nagu Tandru oli korraks. Me tegime 3 päris oma lugu. Need on ka lindistatud Tallinnas Linnahalli stuudios kunagi ja need on kuskil kellelgi olemas ka. Mõned õnnelikud on need, kellel on olemas, kes on neid isegi laivis kuulnud. Aga peamiselt oli meil siis, meil oli 3 oma lugu, aga ülejäänud olid coverid. Sükene, tolle 2000-ndates pop-rock bänd, pigem siuke käredam rock, et siis ma laulsin hästi siukse käreda häälega. Ja 3 lugu, mida me lindistasime, oli Original oli ühe pealkiri, Simple Things vist oli üks ja Private Superman. 3 sellist lugu oli meil. Ja siis, kui ma läksin sõjaväkke peale, tegime seda bändi ja siis 2002 läksin sõjaväkke ja sõjaväe ajal meil see bänd kuidagi lagunes ära. Ja sõjaväest välja tulles oli siin korraks tühimik, aga 2 siis selle Tandrupi bändiliikmega moodustasime uue bändi, mille nimi oli Tenümp ja Tenümpiga me tegime päris pikalt isegi. Peaaegu 10 aastat. 2013 lõpet, 2004 alustasime, peaaegu 10 aastat tegime Tenümpi ja saime tegelikult päris, ütleme nii, et tegelikult väga ootamatult isegi kaugele jõudsime, et saime ikkagi esineda päris suuri tuntud artiste, soojendada seal Eestist igasugused Smilersid ja Kosmikud ja ma ei tea, kes seal veel, aga Guano Apesi näiteks soojendada Rock Cafe's on ikka päris kõva sõna. Või ütleme nii, kõva sõna ja ikkagi selline endalegi üllatus, et ma ju tegelikult ei ole muusikat kunagi akadeemiliselt õppinud. Ma olen täiesti ise õppinud ja kõik me 3 olime põhimõtteliselt ise õppinud selles mõttes. Mingil hetkel tunduski, et see piir sai nagu ette, aga Tenümpiga jõudsime ka salvestada ühe terve plaaditäie oma muusikat ja lisaks olid seal veel, teine plaat jäigi meil pooleli, me alustasime lindistamist, tegelikult on olemas minu arust 13 või 14 lugu, terve teise albumi materjali on olemas kuskil pooles vinnas. Kunagi mõtlesime, et teeks ka lõpuni, aga vot selline on aeg meile jõudnud. Ja mingil hetkel, kui me juba Nümfi tegime, äkki aastast 2011 seal Nümfi lõpuaegadel mõtlesin, et kuna see Nümf oli rohkem selline kunsti ja bänd ja ega me seal väga palju raha ei teeninud sellega või nagu esinemisest ei makstud, aga kõigil olid juba endal lapsed ja noor pere olemas, siis tekkis natuke tunne, et nagu tegelikult ei jaksa niimoodi teha kogu aeg, käia esinemas ja siis raha ei saa. Ja siis ma tegin kõrvale siis sellise bändi nagu Jupiter, ansambel Jupiter ja võtsin sinna siis trumme mängima või kutsusin oma õe ja siis oma sõbrad, keda ma tean, et Jürgen Kiik ja Silver Tibing ja siis mul õde kutsus oma bändist, kus tema enne mängis ansambel Pörtest kitarristi Laur Uusbergi. Nüüdseks on kooslus natuke muutunud, küll aga õde Kadi mul puhtalt sellepärast, et vahepeal on peenikest peret soetatud ja jäi nagu trummimisest kõrvale ja siis tuli meil sinna hoopis Kevin Kangur asemele ja liitkitarristi asemel on meil siis Jaanis Kill ja päris tihti ka Priit Jääger. Selline kooslus on ja kes siin on Keila inimesed, kes seda saadet täna kuulavad siis või millalgi kuulavad, siis novembris Keila kooli vilistlaste kokkutulekul on neil hea võimalus ansambel Jupiteri saatel tantsida. Jah, ma sellepärast vist tulengi, et vastan selle nii-öelda pääsme või ma ei tea, kuidas seda nimetatakse. Andku nüüd Keila kooli juhtkond mulle andeks, kui ma vale sõna kasutan, aga et ma sellepärast tulen arvatavasti kohale. Ja muidugi. Ja jah, et aga neid keikasid, sa küsid ka palju keikasid, et sellel aastal kindlasti ei ole nii palju ja seda ma olen nagu kuulnud kõigilt, et eks see aeg on nagu on, et inimesed ikkagi praegu ei ole niisugune aeg, et hirmsasti pidusi korraldada ja bände kutsuda esinema.
on natuke kitsamad ajad. aga noh, Aga ajad muutuvad. ja, aga ütleme siin juunis ja juulis on olnud vaata pea, et iga nädalavahetus üks esinemine ikka. Noh, see on, Et ikka on olnud. Aga nüüd tuleb jälle rahulikum aeg ja augustis on veel see septembri alguses ja nüüd tuleb niisugune rahulik. jah, Vot et nii no on selle bändiühendusega. siis on ju seda piisavalt. Vot, aga Praegu on väga hästi, et ei ole palju. Ja nii et ja jube hästi, ma tahtsin veel öelda, ja jube hästi läks läks nagu sellega ka, et kui ma sattusin haiglasse siin aprilli lõpus, et tavaliselt juba mai alguses on meil päris palju esinemisi. aga seekord ei olnud. Just, et oligi siis see 25 või 24 aprill, siis järgmine oligi alles niimoodi, et mingi mai keskel, et ma saingi täitsa kenasti taastuda. Kuigi see esimene kord, kui käisin pärast seda aneurismi laulmas, oli ikkagi päris keeruline, sest eks ma teadlikult püüdsin kuidagi hoida ennast, noh, et ma ei pinguta liiga palju, see üks asi, mida ei tohi teha, eks ju, liiga nagu tugevasti pingutada, ettevaatlikult ja siis eks siis nagu sa kulutad häält natuke teistmoodi või kasutad häält teistmoodi. no sa ei kasuta teda nagu tavapäraselt, nagu sa oled vaata harjunud, sa ei hoia nagu tagasi, sest sa ei rakenda seda, mida sa oled oma kogemusega nagu õppinud, eks ole. Ei rakenda õigesti. Vot. aga selle kõige valguses, et sa nagu ütleme, õnnelikult pääsesid, siis mida soovitaksid meestele, kes kardavad arsti juurde minna? Niisugune vahva küsimus on mul siin ka. Ma arvan, et sellest on juba ka õnneks väga paljud avaliku elu tegelastest mehed rääkinud ja see on tõesti see, et igasugune valehäbi on lihtsalt, see on lihtsalt rumalus. Et ja mingisugune tagasihoidlikkus, ah ei, mis nüüd mina, kas nüüd mina arsti juurde ei ole, mis, ärge tehke tüli näiteks või mingi selline või et lihtsalt, et ma ei viitsi või pole mul häda midagi, ma olen ju mees, küll ma ära jään. See on tegelikult selle võime kokkuvõttes, see ei ole mitte tagasihoidlik, see on lihtsalt lollus. Ei tasu olla loll. Meil on Eestis tegelikult väga hea arstisüsteem, küll aga keeruline võib olla saada tõesti arsti juurde vahel. Aga ma arvaks, et ikkagi, kui sa arsti juurde juba saad, siis üldjuhul sinu eest hoolitsetakse hästi, et tõesti väga kiidan kogu seda PERH-i personali seltskonda, kes minuga seal tegelesid, nii palju kui mina neid kohtasin, kõik olid väga toredad inimesed, väga hoolivad ja abivalmid, et ei oska midagi öelda, et sain ikka väga head ravi ja noh, ma ütlen ja see ka veel, et noh, mul on vedanud, ma söön kõike ja minu arust olid väga okeid toidud, polnud seal häda midagi. Mõni päev oli lihtsalt, see, et mul lihtsalt tundus nii kummaline, noh, ma mäletan ühte momenti oli lihtsalt see, et oli mingisugune püree ja mingi kanafilee oli kõrval, et püree oli väga maitsestatud, kõik väga hea, isegi natuke võib-olla soolane ja kanafilee täiesti nagu poleks iialgi soola näinudki. See mulle tundus nii kummaline, kuidas nad nagu nii erinevast kohast olid tulnud. erineva firma catering. Ei tea, see oli nagu väga üllatav, aga muidu olid ikkagi täitsa okeid toidud, midagi hädas. Nii et olge julged ja hoidke ennast. Kokkuvõttes kindlasti. Tõesti, ma mõtlen, et võib-olla vahel aitab see, kui ikkagi öelda ka otse asjad välja, et mehed, ärge olge lollid. Et see on see koht lihtsalt, et teie omaenda elu, meie omaenda elu on see. Ja ei ole mõtet ennast hävitada ja alati ka see enesehävituslikul teel olles tasub mõelda korraga see, et ma olen kuulnud inimesi, mõned tuttavad näiteks on ka öelnud umbes, mul suva, mis must saab. Tegelikult on nüüd see koht ka, et see on väga egoistlik suhtumine. Meil kõigil on emad, isad, õed, vennad, lapsed. Nemad saavad kogu selle kannatuse endale pärast. Et ka nende pärast ikkagi tasub ka nendele mõelda, et nende pärast ikkagi ka natukene. Tasub seda kindlasti. Võtta aga võib-olla eelviimase küsimusena küsiksin kogu selle kogemuse valguses, et mis sind õnnelikuks teeb? Mis mind õnnelikuks teeb? Tead sa? Ma tahan esimesena öelda, kohe tuli pähe, et ma arvan, et huumor, et nali ikkagi tohutult, ma arvan, nali on meeletult oluline mulle, aga ma arvan, et nali on üldse maailmas
või kuidagi selline natuke naljaga elu võtmine või selline lõdvemalt, rahulikumalt on üks väga oluline asi, mis nagu kipub meelest minema ja mille tõttu tekivad igasugused haigused ja jamad ja sõjad ja igasugused jama üle kergesti. Et teine asi kindlasti, mis mul nagu praegu just on, et andke nüüd kõik Poola sõbrad mulle andeks, aga Eesti on ikka kohutavalt normaalne maa. Meil on sildid turistidele inglise keeles olemas. Poola on, no ma sain ka teada ai käest, et nad on väga orienteeritud siseturismile, sest enamus nende turistidest on siseturistid, aga ma arvan, et ega nüüd välisturiste ega väga palju ei tule, kui te neid inglisekeelseid silte ei pane. See on ikka lihtsalt meeletult ebameeldiv, kui sa lähed kuhugi, tahad minna mingisse akvaparki ja sa ei saagi aru, kuhu sa parkida võid, sest kõik sildid on ainult poolakeelsed. Joh, ei tii, no kuhu. Ja kusjuures tipp on see, et ostad pileti ja küsid selle teenindaja käest, et kuhu ma siin parkida pean. I don't know. Ma vähemalt nii palju oskas inglise keelt. Et noh, ja seda ei olnud ühes kohas, seda oli nagu mitmes kohas, et see oli, et lihtsalt võib-olla mind teeb õnnelikuks ka see, et ma elan Eestis, et ma olen eestlane. Meil on väga ilus loodus, meil on puhas, meie liiklus, meil ei ole nii suuri linnu, meil ei ole nii palju inimesi, mulle väga meeldib. Praegugi olen siin metsatukas. Küll on ilus, üks ilus valge liblikas lendab siin, ilus loodus on ümber, rahulik, vaikne, mõnus on olla. Et see kindlasti see teeb õnnelikuks ja et oleks rahu. Et me ikka ei peaks, ehk ei lähe ikka sõjaks, et see teeb kindlasti õnnelikuks. Ja kui on tervis, on ju. Ja võt, mis ma tahaks öelda mõnes mõttes, eks ju. Saate pealkiri on Sandid hoos, on ju. Ma hakkasin mõtlema, et ma ju, justkui niimoodi klassikalise siis mingisuguse käsitluse järgi ei ole ju sant. Aga see ongi nii erinev. See on täpselt samamoodi nagu mõelda, et igal inimesel on oma tugevused, oma nõrkused. Nii. Mõni oskab laulda, kas see on oluline, et oskab laulda, mõni on väga hea ärimees, teenib palju raha. Igal ühel meil on oma tugevused, nõrkused, millest me oleme head ja millest me ei ole. Tegelikult, kes on sant ja kes ei ole. Et selle, ütleme niimoodi, et minu aju-veresoonkonna järgi, ma olen täielik sant, ma arvan. Et minu aju-veresooned on väga nõrgad. Igal ühel meist on mingid nõrgad kohad ja tugevad kohad. Et iga üks meist võiks olla ka selle saate külaline ja kuidagi üksteisele meelde tuletada. Et me kõik oleme tegelikult inimesed võrdsed, samasugused. Et ei ole keegi teisest nii-öelda sellepärast kuidagi vähem tähtis või vähem oluline. Kuidas tervis on meil, on ju, olnud või läinud. Jaotanud, jah. Mida sa soovid lõpetuseks siis kuulajatele veel öelda? Juba oli tarku ideid, aga äkki on kirstordil mõni sõna veel? No, üks asi ongi võib-olla selle saate kontekstis ka, et tõesti, et vaata, kuna mina olen sinuga sõber juba ammu ja tean sind, et võib-olla ka see, et märkame neid, püüame nagu märgata või vahel nagu rohkem seda mängu mängida, et astume teiste kingades, mõelda läbi teiste silmade seda elu. Et see kipub õudselt kergesti meelest ära minema. Et noh, ma mäletan, kui ma sinna Keila volikokku kandideerisin ja rääkisin, et seisan selle eest, et aitan ligipääsetavusest Keilas kaasa rääkida. Noh, olgem ausad, ega ma selles väga tugev siiski ei olnud, sest kogu see poliitiline maailm oli minu jaoks, see on ka üks näide, et sinna ma ei pea kuuluma. Ilmselgelt minusugune inimtüüp lihtsalt hävitab ennast seal ja kasu ei ole väga suurt. Aga mida ma kogusin inimestelt on ju sisendit, mis võiks olla valesti. Mul lihtsalt tuli kohe see meelde, et kui mulle üks Keila inimene ütles, et tema jaoks on tervisekeskuse nagid liiga kõrge. Ja võt, mingid sellised asjad, mille peale sa võib-olla kohe ei tulegi või et perearstikeskuse sissepääsu on ju, et ma ei saagi sinna ratastooliga sisse, sellepärast, et seal on aste. Ja ma alles ükspäev käisin oma vaimse tervise juures ja ma vaatasin just, et see aste on ikka seal alles, aga ma tean, et ma tollal isegi kohe kirjutasin Elorasse ja ütlesin, et äkki on võimalik see aste sealt kuidagi likvideerida või tekitada sinna väike kaldnurk. Et ratastooliga sealt ju sisse ei saa. Et seal te olete teinud kaldtee ukseni ja siis on ukse juures jõnks, on ju. Et sa tead ju väga hästi neid momente, sa ju sellega tegeledki, eks ju, et vahel tundub see nii jaburalt naljakas või kuidagi nagu see, et mismoodi siis see kogu kontseptsioon mõeldi. Et
teete kaldtee ukseni ja siis, aga siin meil on see on see jah asi. seda klassikalist siukest, nagu ma ei tea, Aga jah, ma komöödia tahtsin, stiilis lahenduste loomist on palju. jaa, aga noh, vot see ongi, et ma arvan, et see ei tule kuskilt pahast kohast, et see tuleneb lihtsalt sellest, et noh, et kas inimestel ei ole aega või nad ei oska või ei ole ammu meelde tulnud, et kõiksuguseid inimesi on meie ümber jah, nii ja on. et vahel lihtsalt nagu meelde tuletada endale, et ja kuidagi ka see, et see, mis mul on hästi, et ole tänulik selle eest, mis sul on hästi. Nii Just. nagu on. Ja Mina, käige arsti juures. käige Kui on arsti mingi juures, jama, jah. pigem käige arsti juures. Ärge olge rumalad ja laske asjadel. Noh, see on ju vaata sama näide, et kui sul hammas hakkab natuke valutama, siis üks variant on ju see, et ma ei lähe hambaarsti juurde, noh, et küllap läheb üle. No tõenäoliselt läheb see auk seal suuremaks, on ju, ja siis ühel hetkel on see palju kallim ja palju valusam. Et Jah, keegi siis ei on. ole enam tänapäeval nii rumal, et kui hambas on juba teada on, et väike auk on ja valutab, siis sa lähed üsna kohe. No vot, Nii sellised võikski lood. Ma olla. arvan, et need on juba väga head mõtteterad. Jah, ja mina võin ka seekord lõpetuseks öelda sellise mõtte, mis mul kohe tekkis, et mul on väga hea meel, et ma sain täna sinuga siin seda saadet teha, mitte ma ei pea su kuradi kuskile hooldekodusse sulle külla tulema või su kalmu peale lilli tooma, et see Absoluutselt. on igatahes parem variant. Ma olen ka väga tänulik ja ma isegi olen ausalt öeldes pärast seda, kui see op oli mul ära olnud, siis ma sattusin rääkima ka ühe kiirabiarstiga. See oli ühe tööga seoses, ma kutsusin teda esmaabikoolitust tegema, aga ta helistas mulle hiljem tagasi, et ma vahepeal olin ka haiglas ja siis tuli välja, et tegelikult minu vanuses sellise diagnoosiga, tema ütles mulle vähemalt nii, et elunemus, ei, kuidas see nüüd oli? Jah, et 60% on üldse see, et sa jääd ellu, sain mina tema sõnadest aru. Ja siis ma mõtlesin, et täitsa lõpp, kui hästi mulle. Mul ei jäänud ju isegi ühtegi tüsistust ja seda ütlesid arstid haiglas juba ka, et sul läks ikka väga-väga hästi. Et tavaliselt jääb ikka midagi ja mul olid ainuke võib-olla tüsistus, mida ma saan tüsistuseks nimetada, nad ütlesid ka, et see võib juhtuda, on see, et sa väsid kiiresti ja esimesed võib-olla 2-3 nädalat peale haiglast koju saamist oli tõesti see, et ma võisin ära väsida pisikesest asjast. Et ükskord näiteks istutasin aias lilli 2 tundi, selle 2 tunni jooksul ma istutasin potidesse lilli, see ei ole nagu väga füüsiliselt raske töö. Käisin ma 2 või 3 korda magamas toas vahepeal, sest lihtsalt nii suur uni tuli peale ja läksin magasin 20 minutit. Et noh, see oli nagu, niisuguseid asju oli, et nagu mingil hetkel väsis hästi kiiresti. Vot jah, eks see kesknärvisüsteemile niimoodi mõjus. Absoluutselt. Aga väga tore oli rääkida. Ma loodan, et sellest on kellelegi kasu, kes seda kuulab. See on see põhieesmärk. Põhieesmärk ja mina loodan ka. Vot, aga siis saamegi öelda ju, et meie juulikuu saade on jõudnud lõpuni. Aitäh, Aare, et leidsid aega tulla oma lugu jagama ja nagu me siin mõlemad tõdesime, loodame, et kellelgi on sellest abi. Keegi oskab märgata neid märke, mida sa mainisid ja julgeb arsti juurde minna, julgeb ka EMO-sse teist korda minna, et ei jää ootama, kuniks Mikati mees ta kaasa võtab. Absoluutselt. Jürile ka aitäh, et seekord. Tugev äkiline valu on tõsine asi, sellega ei tohi jamada. Sellega ei tohi jamada, jah. Aitäh teile. Ja aitäh teile, et meie saame tegelikult teete. Jah, ja meie saame oma kuulajatega kokku juba järgmises saates, kus on järgmised põnevad teemad. Selline sai meie tänane saade. Täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.